Tere, minu nimi on Asso Kommer ja mina osalesin Soomaa mõttekojas ning esitasin küsimuse, et kuidas anda lastele hea haridus nii, et neil jääks aega ka lapsepõlve jaoks. Ja leidsin hulgaliselt mõttekaaslasi ja igast valdkonnast on välja võib-olla ühe mõtte, mida võiks nagu meeles pidada. Et esimene on see, mida me ise teha saaksime, et eelkõige näiteks lapsevanematena me peaksime silma peal hoidma oma laste koormusel, et neil jääks aega laps olla, et nad kogu aeg ei õpiks ja ei tuubiks midagi, vaid ka jääks nii-öelda mängimiseks ja magamiseks aega. Siis kõik koos me saame kindlasti avaldada oma soove ja mõtteid sellest, milline meie arvates peaks siis selle lapse see haridustee ja tema võimalused olema. Ja kõik koos me saame need mõtted siis avaldada nii-öelda demokraatia mõttes pöördudes ükshaaval või kampakesi siis näiteks erinevate ametnike poole. Ja üks koos tegemise võimalus on muidugi see, et need inimesed, kes ise hariduse alal töötavad, et nemad oma töös saavad ka igaüks ise midagi muuta. Ja riik saaks võib-olla teha just seda, et rohkem nagu kaasajastada seda õpetajate koolitamise süsteemi, et lapsed oma arengus, mida nad teevad ju koos ühiskonnaga, ei läheks liiga palju ette hariduselu arengust. Et paraku vahel on niimoodi, et mõni asi, mida koolis õpetatakse, on lapsele võib-olla juba lasteaias selgeks saanud, aga ise õppimise teel ja see teeb palju valusamalt. Ja teine asi, mille peale me mõtlesime, mis tuleb ka siis riigi kaudu, on see, et tuleb siis luua õpilastel rohkem valikuvõimalusi erinevate õppekavade vahel, et üldkokkuvõttes nende koormus väheneks ja koolipäev saaks läbi siis, kui kool läbi saab, aga mitte siis, kui õhtul kodused ülesanded tehtud. Aitäh!